Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna vähkidele. Täna laun üle pika aja suhteenergiaid. Ja suhteenergiaid, et võib olla tegemist romantilise partnerlussuhtega, aga võib ka mõne muu partnerlussuhtega tegemist olla, et võib olla kolleegi suhe, võib olla sõbrasuhe, et kes iganes, et võib-olla mõne suhe mõne pereliikmega. Nii, aga tegemist on selliste üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, millest sa ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama, et ära vägisi proovi sobituda nende sõnumitega. Et kui sa tunned, et need sõnumid ei ole sulle, siis ära vägisi proovi. Et siis ei olegi, et suhteenergiaid eriti. Et vaatame, et võivad olla väga spetsiifilised sõnumid. Nii, panen siia päris ohtrasti ka igatpidi kaarte, et õiget pidi ja tagurpidi. Nii, lähevad siit mõned kohe tagurpidi. Nii, vähid, aga esimeseks võtakski energia, et tema energia sinu suhtes. Ehk siis vähi suhtes, teise osapoole energia vähi suhtes. Nii, esimene energia, palun. Tuleb kohe tagurpidi kaart. Mõõdukuse kaart, et mõnel vähil võib olla tegemist siis hamburiga. Aga mõõdukuse kaart näitab tagurpidi just nimelt mingisugust äärmuslikkust, mingisugust ekstreemsust, vahel näitab mingisugust ultimaatumit, et kuidagi asjad ei ole päris tasakaalus. Asjad ei ole tasakaalus, ei ole selline ideaalne lahendus millegi osas, justkui saaks midagi paremini, midagi, mis sobiks mõlemale paremini. Et see on energia, kus on nagu ühte poole kaldus kuidagi. See ei ole selline kuldse kesktee energia, et mingisugune parem võimalus, sest mõõdukus mõõdab ja otsib paremat võimalust. Et siin oleks vaja millegi osas justkui tasakaalust on nihkes, midagi on tasakaalust selles suhtes väljas ühele poole kaldus, et midagi saaks tasakaalustada selles suhtes. Nagu ekstreemne on natukene. Et kuidagi see tunnetus seal teise osapoole suhtes, sinu suhtes, teise osapoole energia on tasakaalust väljas, ei ole nagu parim lahendus, millegi osas ei ole parim lahendus mõlema jaoks. Et kuidagi ühte poolde kaldus. Et võib näidata ka vahel näitab sellist, mõnel juhul võib näidata sellist ka liialdamise energiat. Et justkui üks osapool liialdab võib-olla selline, see võib olla, mõni liialdab pidutsemisega ja kuidagi selline energia, et selle suhtes on tasakaalust väljas. Ei pea olema, aga et see on mõõdukus näitab, et ei ole alati kõige tervislikumad eluviisid kuidagi ühel osapoolel. Et võib seda ka näidata. Et võta nii, nagu sina tunned. Nii, aga vaatame vähienergiat siis tema suhtes, sinu energia tema suhtes. Et mingisugune ekstreemsus. Vähienergia tema suhtes. Ka tuleb tagurpidi kaart. See on tornikaart, aga tagurpidi. Ja tornikaart tagurpidi näitab pigem hirmu. See on pigem hirmu, et nagu ootamatust eest. Just kui vähk tunnetab, et sellel teisel osapoolel on mingisugune võim lüüa justkui teda tasakaalust ka välja. Siin on nagu selline energia, justkui teisel osapoolel on, kas seda on tehtud, sest see on tagurpidi torn. See on, kas midagi on üle elatud, midagi on minuga juba juhtunud, midagi, mis on mind raputanud, olnud ootamatu. Samas see ei tähenda alati, tagurpidi torn tähendab, et midagi ei tähenda alati negatiivset, et lihtsalt
mingisugune ootamatu olukord, millega kohaneda, võib tähendada, et minu vundament on saanud raputuse ja kõikuda, aga kuna see on tagurpidi energia, siis minu jaoks on kas minevikus juhtunud või siis mul on hirm selle eest, et midagi võib juhtuda selles suhtes. Aga siin kaardipaki all on karikate rüütel, et mis on tegelikult armastuse pakkumise rüütel, mis on emotsionaalselt mingisugune pakkumine. Ma ootan midagi või kuidagi see tunnete rüütel. Aga mul on kuidagi ettevaatlik olen millegi osas, et minu jaoks on see, et see pauk läheb minust mööda või siis ma lihtsalt kardan midagi, võib-olla mida ma olen varasemalt kogenud, et äkki nii juhtub, et võib-olla on teisel osapoolel justkui võim mind kuidagi tasakaalust välja lüüa, mind raputada, mind mõjutada ja kuidagi see hirmutab natuke, et kui see hirmutab. Et pigem see torn võib näidata, et mul on nagu hirm teadmatuse ees, aga hirmu kannatuste ees juba, et juba nagu ette muretsen, et äkki see juhtub. See on lihtsalt selline hirm, mitte et see juhtuks. Aga nagu ma näitasin, et kas ma ootan mingisugust väga head positiivset pakkumist ja ma kardan, et seda ei juhtu või seda ei tule. Aga kuidagi kellelgi on nagu pisut nagu võim minu üle, ma tunnen, et mitte võimu mõttes, aga lihtsalt, et temal oleks see võim teha mulle haiget näiteks või ta ei edasta mulle seda pakkumist, mida ma ootan. Aga vaatame tema kavatsused siis sinu suhtes vähk. Tema kavatsused sinu suhtes. Kukus tagurpidi oli õigetpidi, et seal usk ja lootus oli olemas, see on tähekaart, et võib näidata veevalaja energiat, aga nagu keegi on natuke sihi kaotanud, selline energia. Lootusetuse kaotamine, ei tea natuke hajevil, et mis see siis on, kus see minu eesmärk on, kus see usu kaotamise, oma sihi kaotamise energia. Et ei tea, kas kõik nagu ei ole kindel, et kõik võimalik on. See oli õigetpidi, aga see võib näidata, et kellelgi on raske millegagi kohaneda. See võib näidata, et keegi ei ole veel millestki üle saanud või vajab aega, ükskõik kumb osapool. Või selline aega usu taastamiseks, aega ennast kuidagi enda rajale seadmiseks. Et tähekaart tagurpidi võib viidata sellele, et lootusetuse ja ebakindlust näidata, et ei ole kindel. Võib ka näidata sellist ülitundlikkust, selle meeleheidet, aga jah, et ma nagu ei usu, ma ei näe seda, kuhu ma tahan jõuda. Ma ei näe, mis saab sellest, et ma ei tea, mul ei ole nagu kindlat sihti, natuke selline sihitu energia. Et aga võib, täht tagurpidi on, tervenemine võtab aega, taastumine võtab aega, et millegi osas mul on vaja võtta aega, emotsionaalselt just, et või ühel osapoolel on vaja aega. Et seada oma siht paika, et siin on mingisugune tasakaalutus, midagi on tasakaalust väljas. Vaatame, mida sa ei näe selles suhtes, mida sa ei tea või ei märka, aga mis mõjutab, selline tume ala, peidusala, midagi, mida ma võiksin teada, midagi, mis selles suhtes mõjutab mind. Skorpioni energia, suured kaardid tulevad välja. Skorpioni energia, surmakaart. See on mingisugune muutus ja surm toob alati kaasa mingisuguse muutuse. Samas siuke peegeldav, et millestkist loobumine, edasiliikumise energia, kus ei tohi jääda minevikku kinni. Et paratamatult, kas see mulle meeldib või ei meeldi, asjad liiguvad edasi ja tuleb möödunust lahti lasta. Isegi kui ma jään midagi taga igatsema, siis transformeerub midagi muutub. Muutus, et kogu aeg on tunda, et midagi peab muutuma. Midagi peab muutuma.
see on selline taassünni energia, mingi tsükkel lõpeb, just kui ma tean, et midagi on lõppemas, muutus, tekivad uued uskumused, uued arusaamised, ülemineku aeg, uus algus, vanast loobumine, suur elumuutus vahel, asjad muutuvad, et see kuidagi, asjad muutuvad, et isegi kui ma ei näe seda praegu, siis siin on muutus, uus tsükkel on algamas. Et asjad ei jää päris nii, nagu nad olid. Midagi muutub. Midagi mõnel juhul isegi päris, mõnel vähil päris kardinaalselt, et mingisugune tsükkel lõpeb, uus algab, mingi muutus tuleb. Ja see ei tähenda, et see on negatiivne muutus. Et siin kaardipaki all on ka lõpp, maailmakaart, justkui uus portaal on avanemas, uus uks on avanemas, uus võimalus. Ma näen midagi, ma astun uude tsüklisse, paremasse, et midagi muutub. Väga huvitav, võib-olla see ei olegi hea energia, mis siin on nii olnud, mis on nagu tasakaalutus ja vajab mingit, aga siin on tegelikult väga suurt midagi justkui tulemas, see on suured kaardid, väga tugevad kaardid on vähil. Kõik on suure arkaani kaardid praegu, mis laual on, kõik on olulised elusündmused. Midagi muutub, isegi kui ma seda ei näe või ei tea, nagu ma ütlesin, see võib olla selline tume ala, võib-olla ma tean, aga see on selline paratamatus ja see võib olla mõnel juhul ka selline hirm, et kuidagi lihtsam oleks, kui kõik jääks nii, aga see on paratamatu muutus, millega nagu tasuks kaasa minna, et me ei saa millestegi klammerduda kinni hoida, et asjad ei jää nagu päris nii, nagu nad olid. Ja see on nagu tegelikult öeldakse, see on nagu okei, see on, et lase minna. Et lihtsalt asjad muutuvad. Nii, aga vaatame selle teise osapoole käitumist siis lähiajal vähi suhtes. Mõõkade 8. Aga siin on mõõkade äss ka. Midagi uut on tulemas. Midagi lõpeb, midagi uut, midagi algamas, midagi selgus hetk, aga selline ärevus, et see muutus on kuidagi keeruline, et see tekitab sellist ärevust. Mõõkade 8 puhul on energia, kus vahel on need miksid, miks nii juhtub ja miks just minuga ja millal see lõpeb ja kas see jääb nüüd nii, mis iganes miksid, et justkui mõtetega luuakse tegelikkust. Aga kuidagi selline puntras olek, ise keeran ennast puntrasse, näen asju halvemini, kui need tegelikult on. Et justkui ise saan muuta oma elu rõõmsamaks tegelikult, luua uusi võimalusi ja siis siin on mingisugused uued võimalused tulemas. Mõõkade 8 on selline ärevuse energia, aga vahest selline tunne, et see on väljapääsmatu olukord, vahest tunnen, et ma olen kuidagi lõksus, sellise ohverdamise energia, võib olla abituse energia, pessimismi energia, aga vahel keeldutakse tõde nägemast, tõde tunnistamast, selline vabanduste leidmine millegile, miks mitte midagi teha või saavutada või... Aga see on väga lühiajaline energia. See on väga lühiajaline energia. Siin tuleb mingisugune selgus, siin tuleb mingisugune võidukus, mingisugune uus algus, sest mõõkade äss, mingi selgus. Võimalik, et mingi elu muutab, midagi muutub, et siin on näha seda muutust. Aga justkui see muutus on väga vajalik, sest midagi ongi tasakaalust väljas. Millegi osas ongi vaja muutust. Et asjad saaksid rahuneda, et asjad saaksid selgineda, et asjad saaksid uuesti nagu uus teekond, millega osas algab. Uus tsükkel, parem tsükkel. Aga tekitab võib-olla ärevust või muutust. Ma saan aru, et see kindlasti ei ole kõikide lugemine, et ma mõistan. Aga vaatame potentsiaalset tulemust selles suhtes. Potentsiaalset tulemust selles suhtes. No, uus tuleb ja nagu ma ütlesin, midagi paremat. Midagi, mis on veninud. Päike on tagurpidi, midagi, mida ma olen ootanud, mis pole õnnestunud. Siin on võimalus. See on suhtes tärkav uus võimalus. Hästi positiivse vibratsiooniga algus.
mis lööb asjad nagu paika. Siin on südame emotsioonidele avanemine, on ju. Et selline armastuse energia on hästi positiivse vibratsiooniga algus, sügavad tunded. On see sõprustunded, armastuse tunded, selline tärkamise energia, valmisolek laskma oma ellu uut rõõmu, häid emotsioone, et ma olen valmis sellesse. Midagi muutub siin, et justkui ei ole väga hea seis või kuidagi ärevam, suunakaotusem tunne on, äkki midagi juhtub tunne on, aga justkui asjad muutuvad, juhtuvad ja läheb paremuse poole. Midagi, mis võib-olla on viibinud, midagi, mida ma olen võib-olla oodanud ja ei ole võib-olla nii kiiresti juhtunud, kui ma olen lootnud, siis siin on selline tärkav energia. Kuulutab sellist õnnelikku, rõõmsat olukorda. Aga siin on hea, et justkui ma pean avama, pean oma südame ja olema valmis võtma vastu. Hästi tugev tõmme millegi või kellegi poole. Aga hea energia, jagada seda emotsiooni, jagada armastus. Et selline rõõm, mis võib üle ära ajada, soov anda, soov jagada häid emotsioone, et ma tahan ise anda, et hästi, justkui kui vähkidel on olnud keeruline tsükkel, siis siin näitab hästi suurt sellist muutust paremuse poole. Aga vaatame, kas mingisugune nõuanne ka kaartidel on selles suhtes, üle nõuande energia. Asjad loksuvad paika siin uuesti, et tundub, et midagi võib olla natuke nihkes, justkui nügitakse tagasi õigele teele või kuidagi sellisele stabiilsusele, et kuidagi natuke ekstreemne on midagi või äärmuslik või kuidagi, et toob kaasa mingisuguse rahunemise. Sauade 7 on nõuandekaart ja sauade 7 on nõuande, siin on ka müntide 3 all, mis näitab, et koostöö on oluline ja et koos suudame rohkem, koos saavutame rohkem, siis sauade 7 on minu jaoks energia, mis ütleb pea vastu. See on see energia, mis ütleb, et sa tuled toime väljakutsetega, et isegi kui asjad juhtuvad korraga ja sulle tundub, et kõike on liiga palju, see on mulle üle pea, siis tegelikult sa suudad kõigi nendega olukordadega toime tulla, nende väljakutsetega toime tulla. See on energia, millest ma tunnen alati, et ole vapper, seisa kindlalt 2 jalaga maa peal, kasvata endale tugev selgroog ja see on energia, kus sa võib-olla pead midagi tõestama, aga seisa oma väärtuste eest ja ära lase ennast pisendada. See on see, et ära lase negatiivsetel märkustel, kriitikatel ennast kõigutada. Et siin on isegi, ta hüppab niimoodi postide otsast, et isegi kui see teekond ei tundu nii sile ja kindel, vaid ma pean nagu hüppeid tegema, et tasakaalu säilitada, siis see on tegelikult, sa saad hakkama energia, et sa oled tugevam, kui sa võib-olla arvad, et see energia näitab, et ükskõik mis juhtub, sa tuled sellega toime, kui sa seisad enda seisukohtade eest, enda väärtuste eest, jääd kindlaks enda põhimõtetele, enda tõekspidamistele ja ei lase negatiivsusel kuidagi rolli mängida. Sellised sõnumid vähid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid!